Armsad sõbrad, minu nimi on Enn Auksmann, ma olen Pärnu Elisabethi koguduse õpetaja. Ma tahan teiega jagada täna mõningaid mõtteid Jeesuse sõnade üle püha Luuka evangeeliumist. Ja ma ütlen teile kohe ette, et need sõnad on meile tuntumad ilmselt püha Matteuse evangeeliumi järgi. Konkreetselt selle osa järgi püha Matteuse evangeeliumist, mida nimetatakse mäejutluseks. Need on Matteuse evangeeliumi 5., 6. ja 7. peatükk. Need on mõnevõrra erinevad sellest, mismoodi püha Luukas on need sõnad edasi andnud ja just sellepärast ilmselt tasubki neid mõlemaid lugeda ja võimalusel ka kõrvuti panna. Aga kuuleme täna siis, mida püha Luukas on meile edasi andnud. Jeesus ütleb nõnda. Teile, kes kuulete, ütlen ma, armastage oma vaenlasi. Tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad. Paluge nende eest, kes teid siunavad. Kes sind lööb vastu kõrva, sellele pakku ka teine. Ja kes sult võtab kuue, sellele ära keela vammust. Anna iga ühele, kes sind palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära nõua tagasi. Ja nõnda, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Ma teen siia praegu vahe sisse ja ütlen mõned sõnad selle kohta, mida me kuulsime. Kõigepealt, nõnda nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Seda nimetatakse kuldseks reegliks. Aga seda kuldset reeglit võib mõista ja mõtestada väga erinevalt. Kui me vaatame paar lauset ettepoole, siis me näeme, kui radikaalselt ja tõepoolest kui erinevalt tavapärasest mõtestab seda kuldset reeglit Jeesus. Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, paluge nende eest, kes teid siunavad. Kui me mõtleme selle peale, mida tähendab teha inimestele seda, mida me tahame, et nemad meile teeksid, siis ma arvan, et siin on juttu või meie mõte läheb esmalt ikkagi selliste meeldivate või vähemalt neutraalsete inimsuhete peale. Kas pole nii? Aga Jeesus räägib millestki hoopis enamast. Jeesus räägib sellest, et me peaksime tegema head, peaksime tegema seda, mida me tahame, et meile tehtaks. Koguni nendele, kes on meie vaenlased, kes meist ei hooli, kes meid teotavad, kes teevad meile kurja. Aga Jeesus läheb veelgi kaugemale. Ta ütleb, kes sind lööb vastu kõrva, sellele paku ka teine. Kes sult võtab kuue, sellele ära keela vammust. Mitte lihtsalt me püüame vastata heaga sellele, kes teeb meile kurja, vaid me nagu anname talle veelgi enam. Me püüame teha head ebaproportsionaalselt selle halvaga, selle kurjaga, mida võib-olla meile tehakse. Ma arvan, et siin ei olegi tegelikult mõõtu. Ma arvan, et küsimus ei ole mitte ainult selles, et me peaksime andma natuke või 2 korda või 3 korda rohkem head selle halva asemel, mida meile tehakse. Vaid asja mõte ongi selles, et ükskõik, mida sulle tehakse, sina pead tegema head. Sina pead vastama armastusega. Ja Jeesus kordab seda veel, kui me edasi loeme, öeldes, et kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis tänu on teil sellest? Sest patusedki armastavad neid, kes neid armastavad. Ja kui te teete head oma heategijaile, mis tänu on teil sellest? Sest patusedki teevad seda sama. Ja kui te laenate neile, kelledelt te loodate tagasi saada, mis tänu on teil sellest? Patusedki laenavad patustele, et nad sama võrra saaksid tagasi.
aga armastage oma vihamehi ja tehke head ja laenake ilma midagi selle vastu lootmata. Siis teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed, sest tema on lahke ka tänamatute ja kurjade vastu. Olge armulised, nõnda nagu teie isa on armuline. Niisiis, tehke head ja armastage. Küsimata, mismoodi keegi sellele vastab. Muidugi see on hea, see on tore, see on julgustav ja kinnitav, kui meie armastusele vastatakse armastusega, aga isegi kui sellele vastatakse viha ja kurjaga, siis armastus on suurim väärtus iseenesest. Mitte selle tõttu, mida me selle eest saame või isegi mida me sellega saavutame, vaid armastus on see ülim ja kõrgeim voorus ja väärtus, mille Jumal on meile kinkinud ja mida edasi kinkides, mida jagades, meist saavad tõeliselt, nii nagu Jeesus siin ütleb, kõige kõrgema lapsed. Armsad sõbrad, ma soovin teile rohkelt Jumala armastust ja õnnistust ja palun, et me võiksime kõik üheskoos seda jagada nendele, kes elavad meie ümber.